Nii, kust sisend projektile, nimelt koalitsioonileppe 3 punkti, siin on nad ka välja toodud, ehk jah, nagu näha, siis tähtaeg on küllaltki pingeline olnud, et plaan 3. kvartal 2025, samamoodi on näha, et kogu projekt tegelikult läks eelmise aasta oktoobris käima ja eesmärk on sisuliselt selle aasta lõpuks siis tagada, et kriitilised andmekogud ja need teenindavad süsteemid oleks siis ka varundatud väljaspool Eestit ja meil oleks ühtne pilveteenuse standard ja oleks üle viidud siis konsolideeritud lahendustele. Nii, jah, ja nimelt hetkel on meil MVP valmis, stabiliseerime tegelikult testkeskkonda ja plaan on 3. kvartalis teha live. Täpsustuseks võib öelda, et tänane see valmis asi, mida me tegelikult testime, on veel siis 3 Eesti andmekeskuses. Aasta lõpus on siis see hetk, kus meil tegelikult tuleb see siis see hukukindlus ja siit ongi näha, et 3. kvartal kõrgkäideldav ehk siis nõnda nimetatud I2. Jah, aga jah, tegemist ei ole piloodi ega tuleviku ideega, vaid juba siis käiku mineva riikliku platvormiga, et selle arendamiseks on rahastusotsus tehtud. Nii, miks soov on siis tagada teenuse toimepidevus ka siis, kui siis Eestis mingil põhjusel andmekeskused osaliselt või siis täielikult ei tööta ja kasutame selleks siis geograafilist hajutatust ja lisame siis sinna juurde veel tegelikult EL-i andmekeskuse ning standardiseerime platvormi. Ja kui me täna, see eesmärk on elutähtsad, ärikriitilised, hukukindlad teenused, siis iseenesest sinna on võimalik samamoodi käidelda kõike muid meie enda teenuste toimepidevuse suurendamiseks mõelduid rakendusi. Nii, meie eesmärgid. Täna on tegelikult enamus kõnelejad juba nendest tegelikult eesmärkidest rääkinud. Priit Saart rääkis ka sellest, et miks me seda teeme. Aga jah, me oleme endale seadnud eesmärgiks, et meie see rakendav arhitektuur peab olema kõrgkäideldav, peab olema siis võimalus ümber lülitada või lülituda teise riiki. See peab sisaldama siis endast automaatseid varundusi ja igasuguseid hetkedõmmise loomisi, logide, mõõdikute edastamist ja see peab olema horisontaalselt skaleeritav. Ja loomulikult seda teenust või need ressurssi, seda peab saama siis veebiliides või API kaudu tellida. Jah, standardi järgi loodud lahendus siis peab vastama kaasaegsele siis turbe ja toimepidevuse nõuetele ning võimaldama siis konsolideeritud digiteenuste arendamist siis ühtsetel tehnilistel alustel. Nii, väike siis kihiline vaade ka, nimetaks seda siis selliseks püramiidiks, kus I3 tegelikult moodustabki selles vaates selle püramiidi 3 alumist klotsi. Ehk siis riigipilve jaas on öeldud selleks vundamendiks ja I3, mida me siis teenusena tegelikult täna arendame, on siis see platvorm as service kiht, mis siis ehitab jaasi kihi peale siis standardiseeritud Kubernetes käivituskeskkonna, ehk siis seal sees on siis Kubernetes, andmebaasid, koormusjaotur, tulemüür, andmesalvestuspind ja kõike muud. Ning lisame siis sinna juurde siis selle toetava client baaskihi, kus siis on automaatselt olemas varundus, monitooring, logimine, turve, kogu kasutaja haldus ja ligipääsetavus.
Ja seda siis toetab teenusmeeskond kogu oma arenduste ressursi onboard imisega. Ehk kui seda nüüd vaadata, siis selle nagu üks ka eesmärkidest on see, et teenuse siis kasutajad saavad enda administreerimisvajadused viia küllaltki nagu miinimumini ja ongi võimalik tegeleda tegelikult nende teenuste siis või rakenduste ja teenuste tegelikult siis arendamise ja haldamisega. Nii, väiksed võrdlused ka. Ehk siis kui me räägime, siis kõik sõltub loomulikult kasutajatest ressursist. Me täna oleme teinud turul olevate siis pakkujatena AWS Euroopas paiknev Skylway ja ka tegelikult siia juurde võtnud OpenNode'i. Me oleme lähtunud tegelikult sellest, mis meil täna on olemas, me räägime siis selle siseriikliku 3 andmekeskuse lahendusest, lihtsalt, et see oleks hetkel võrreldav ja oleme siis juurde siis lisandki siia JAS-kihile ka platvormteenuste kihid ja kuidas see siis, mis see nagu see seis on, et näidiskonfiguratsioonina me tegelikult olemegi võtnud, see on siin üleval ka paremas nurgas näha, et täna on ka, see on sisuliselt on näiteks SMIT-i Kubernetese default klastri tegelikult suurus. Ja jah, võrdlesin vastu turge ja võib-olla oleme näinud, et me suudame pakkuda oluliselt soodsamat teenust ja võib-olla hea tähelepanek siia juurde on see, et see klastri muidugi suurus, mis siia nagu välja toodud on, et meie i3 kontekstis me ei piira selle suurust. Ehk siis vastavalt vajadusele on võimalik siis seda skaleerida ülesse, ka allapoole, kuskilt muidugi tuleb miinimum vastu, et ilmselt alla 4 RAM-i klastrit lihtsalt ei saa mõistlikult käidelda, aga see on jah, vastavalt siis, kuidas soovitakse tegelikult infrastruktuuris asjad üles ehitada. Ja mis on meil valikud? Me tegelikult täna räägimegi sellest keskmisest näitest, mis on meil olemas ja aasta lõpuks on siis i3. Ehk siis ja me oleme nüüd siia juurde toonud selle, et mis need tegelikult reaalsed vajadused on, kuna see põhiline tegelikult kulu tuleb ressursist ehk siis JAS-kihist, siis me tahame ka tegelikult aasta lõpuks tulla välja selle i1-ga, ehk siis mille eesmärk võib-olla ongi see, et jooksutadagi teatud riskide vaates seda arenduskeskkonda ja lihtsalt selle pealt ongi võimalik kasutajatel kulusid tegelikult alla tuua. Ja mis saab olema tegelikult i3 lõplik hind, see tegelikult selgub ajas, kui meil see nüüd siin valmis saab. Aga jah, põhimõtteliselt me võime läheneda sellest, et meil on basic, i2 standard ja siis i3 on see disaster recovery lahenduses. Nii, ja hindadest, kui jah, koosnebki siis sellest JAS-kihist ja teine pool on siis tegelikult see klastri tegelikult selline püsikulu ehk platvormteenus. Ja me tegelikult ei hinnasta tegelikult, kuna igal kliendil peab olema ka baasklaster, siis seda me hetkel kuluna ei käsitle. Me räägime ikkagi nendest tööklastritest, kuhu tegelikult klient saab hakata siis neid rakendusi deployma. Ja teen väikse kokkuvõtte, et oleks aega hulga küsimusi küsida. Nimelt, jah, meil on kogu selle i3 tegelikult eesmärk on pakkuda üleriigilist kõrge töökindlusega ning tsentraalselt hallatud platvormi siis elutähtsatele ja ärikriitilistele riigiteenustele. Ja millele ta siis vastama peab, ongi see sama kõrgkäideldavus ja kriisitaluvus, hukukindlus, ta peab olema siis saartalitus nõuetele vastama, et kui meil siin kopamehed ja traalerid peaks üle käima.
ja standardiseeritud platvorm ehk siis, mis looks selle ühtse arendus- ja käitluskeskkonna ja eesmärk on seesama, vähendada asutuste enda halduskoormust. Ja läbi selle siis suureneb digiriigi katkestuskindlus. Ja meil endal meeldib välja tuua nagu see, et see I3 või see, mida me täna teeme, siis see on, võiks nimetada ka sellise nagu digiriigi nagu selgrooks, mis siis tõstab seda hukukindlust, vähendab asutuse riske ja loob siis platvormi siis, et saamaks neid asutused saaksid tegeleda teenuste arendamisega ning käitamisega. Nii, mina olen päeva lõpuni siinsamas olemas. Messis võtke minu nööbist kinni. Jagan ka oma e-maili ja samamoodi tegelikult kas e-maili või lõpuks samad küsimused, kuhu siis üles panna võib ka, ei pea küsimusena pannagi, et võtta ühendust, et aitan vajadusele analüüsida ja arvutada, kui tekib ka nagu mingisugune valikukoht, ühesõnaga, et kuhu suunas liikuda. Sest et eesmärk on see, et suudaks riigis seda platvormteenust siis selle massi pealt tegelikult pakkuda mõistliku hinnaga. Ja võtaks nüüd küsimused. Kas Siim Vene on ka kuskil siin? Suur aitäh, Timo. Alustuseks aplaus. Ja kas meil on Siim ka kuskil siin, kus ta tuleks ka vastama küsimustele, kui on võimalik? Aga hakkame minema. Hakkame minema igatahes. Kas on mõeldud protsessidele, mis lihtsustaks teistes pilvedes arendatud keskkondadele riigi pilve kolimise? Jah, meil on hetkel tegelikult protsessid ja tegelikult on see, et meil on tegelikult sellest tuneeritud ka vastavad siis inimesed, kes seda onboard imist aitaks võimalikult sujuvalt üle viia. Nii, tervist. Oleks vist vaja üks mikrofon ka ulatada siis siia. Kas on käsimikrofon äkki anda? Jaa, suurepärane. Lihtsalt teise vastajana siia juurde. Kas töötab või proovi nüüd? Hääl ei tuleb. Ja, ei võib-olla. Okay. Ei tule praegu. Olgu, aga ma lähen praegu küsimustega edasi, kohe toimub mikrofoni seadistus. Ja, kas sellele küsimusele sai vastus Tahaks loota küll. Lõpuni? Just. Kuidas tagate klientide eraldatuse? Klientide eraldatuse? Jah. Väga lihtsalt iga klient. Ootame mikrofoni igaks ära, kuna meil on ka veebiülekanne. Näed, tahaks kibeled vastama, aga vaatame kohe, kas me saame mingi tehnilise lahenduse. Aga võta mingid lihtsad küsimused enne. Lihtsad küsimused, need on kõik. Et hakkan tagantpoolt ette, olgu, võime vahelduseks teha niipidi. Jaa, aga kas Timo äkki vastad ise praegu sellele, et kuidas tagate klientide eraldatuse? Ega klientide eraldatuse me tagame lõpuks selle baasklastri ja kõigi nende tööklastritega selles suhtes, et meil sellega ongi need kõik kliendid tegelikult omavahel ju ära eraldatud. Ja eks see eraldatus ongi võimalik juba ainuüksi tegelikult selle maja, nagu ütleme siis asutuse või maja sees nagu teha, et võib-olla hea näide ongi see, et meil on riigis ka näiteks mõni asutus, kes kogu oma infra on siis oma ühte klastri kokku ehitanud ja on asutusi näiteks SMIT, kellel on igal tiimil ehk siis kogu asutuse peal on 150 klastrit. Et lihtsalt see annab sellist paindlikkust ja juurde. Kas ja kuidas rakendatakse riigi pilves security by design põhimõtet? Algusest peale. Jah, see on võetud kogu selle tegelikult projekti algusesse, ja tegelikult kui rääkida nagu nii, et kuidas see projekt on selle ajaressursi sees jooksnud, et siin ongi see, et meil ongi ju
tiimis sisuliselt parimate teadmistega SMIT-i inimesed ja VIT-i inimesed ja selle juures siis kõik kasutuses olevad AI lahendused, et see on juba algusest peale sisse arvestatud, Vaatame, kas tehnilised võimekused. kas on tehniliselt midagi teist? No siis on küll. Nii, väga hea. Kas on täiendada midagi, mida Timo praegu ei öelnud? Ei ole midagi täiendada. Aga selle eelmise küsimuse puhul, mis puudutas siis klientide eraldatust. See, ütleme, mida ma tahtsin öelda ongi, me disainisime kogu selle platvormi teenuse algusest peale sedasi, et klientide vahel jagatud teenuseid ei ole. Eks et kõik, ütleme, toetavad teenused ja kõik need põhiteenused, mis siin, ütleme, selle pildidel on, et need on selle kliendi jaoks provisioneeritud. Et see ongi, kuidas me tagame seda eraldatust. No kuidas tagatakse Zero Trust turvamudelit i3 puhul? Mina ei ole neid küsimusi mõelnud, ma ütlen kohe ära. Läbi SASE teenuse. Lihtsalt on, et ütleme selles, et see, kes iganes küsis selle küsimuse, et võib pärast tulla rääkima, mis kontekstis see päriselt seda Zero Trust silmas peab, sest see Zero Trust võib tähendada kõike ja mitte midagi samal ajal. Et ei hakkaks oletama, et mis on nagu see mõte päriselt taga on. Olgu, kas i3 kuluarvutuses on AWS on võetud arvesse ka seda, et AWS võimaldab kulusid on demand mudeliga kokku hoida, et arendus- ja testkeskkonnad töövälisel ajal kinni? No siin on natukene omavahel on mitu asja segamini aetud, et esiteks on demand on kõige kallim kulumudel, mida avalikus pilves saab tarbida. Ehk siis, et need suured pilveteenuse pakkujad pigem pakuvad oma kulu kokkuhoiumudelit sellega, et ma võtan kohustuse kas 3 aastat või 2 aastat või 1 aastat midagi tarbida. Ehk siis ma võtan kohustuse maksta ressursside eest, mis võtab selle paindlikkuse maha. Et samamoodi saab ju ka riigipilves saab neid ressursse, eks ole, välja lülitada või seal neid vastavalt vajadusel neid üles-alla provisioneerida. Et ma ei näe siin nagu erinevust. Et aga küll jah, me oleme seda tasuvust või kulumudelit oleme arvutanud päris palju, et avalikud pilved täna on suurusjärk 2-4 korda kallimad võrreldes selle teenusega, mida võidame. Ja siis küsimus oli, sõitis eest ära. Kas kasutajana ma saan valida andmekeskuse, kuhu rakendus läheb? Et kas kasutajale saab seda valikut teha? Täna sa saab valida tegelikult seda, et kas ta on siis Eesti 3 andmekeskuses tegelikult ja siis on see teadlik otsus, kui sa teed selle otsuse, et sinu teenus hakkab tegelikult siis Euroopa andmekeskusest jooksma. Et see näidatud pakett i1, see on ilmselt veel tulemises, seal selgub, et kas me lubame tal ka valida, et millises Eesti näiteks 3 andmekeskuses siis täpsemalt see jookseb, aga muus osas jah, et hukukindluses vaates jah, saab valida. Ma ütlesin, et sellest i1-st on võib-olla vara natukene veel rääkida, et kuna me räägime siin erinevatest siis teenuse tasemetest, siis loomulikult, kui meil pakume madalama käideldavusega mingi teenust, mis töötab ka ainult ühes lokatsioonis, siis loomulikult peab kasutaja saama valida, kuhu lokatsiooni see provisioneerib. Kas i3 platvormi open source itakse, et saaks näiteks oma taristu peal ka jooksutada? Kuidas lubate? Jah, ma ei tea, kas Timmo rääkis juba, et kus kohas i3 üldse on tulnud. i3 on üldse, eks ole, kuskil SMIT-i ajaloost mingisugune infrastruktuuri 3. iteratsioon. Aga ka toona, kui me SMIT-is ehitasime, siis seda, me räägime siin nagu automatiseeritud platvormi teenuse siis nagu pakkumisest. Ka toona oli mõte juba, et me teeme selle valmis ja ma panen selle avaliku domeeni üles avatud lähtekoodiga. Probleem on selles, et enamik siis privaatpilvi, siis kuhu tüüpiliselt niisugust asja ehitatakse, nad on väga erineva siis eelduste või tingimustega. Eks et meil, ütleme, et lihtsam on tänapäeval eriti koos, ütleme, AI agentidega lihtsam on seda arhitektuuri mustrit võib-olla avaliku domeeni panna, kui ütleme täpselt seda konfiguratsiooni või neid skripte, eks ole, kuidas seda ehitatakse, sest kõik need skriptid on ehitatud ikkagi täna vastu riigipilve spetsiifikat või ka riigipilve alus infraspetsiifikat. See on nagu täna keerukus, et miks me ei ole seda lihtsalt kuskile GitHub üles pannud.
kas on plaanis arendada ka tööriistu, mis võimaldaks riigipilvest ära minna? Ei. Ühesuunaline tänav. Võib-olla Rain ja Timo oskavad rohkem öelda, aga mina küll ei kavatse siukseid tööriistu ehitada. Miks? Et mis lisaväärtust me endale sellega teeme? Et ikkagi ühesuunaline tänav. Siiani on see ainult jutu tasandil olnud, et arusaadav. Ja siin on kommenteeritud, et Siimu mikker on väljas, aga nüüd äkki on ikkagi tööle saanud see vahepeal, aga jaa. Mis on i3 hinna tuleviku prognoos, kui kliente on vähe või midagi sellist? Eks hinna tuleviku prognoos on see, et me hakkame seda hinda korra aastas üle vaatama ja eks pigem on soov selles vaates, et halduskulu kindlasti ajas ei saa või ei tohiks suureneda ja väga suur osa tegelikult sellest hinnastusest lõpuks tegelikult tuleb ju tegelikult sellisest ressursis või jaaskihist, et see käib kaasa meie maailmaturu hindadega rohkem. Ja ma võtan siia lõpu küsimuseks, mis juhtub siis, kui i3 ei oleks? Ei no ütleb, et on midagi juhtus seesama, mis meil täna on, eks ole, et meil on väga Aga tulevikku vaatavalt nagu, et ikkagi, et kui ma ise tahaks loota, et täna kuigi see i3 tänasel kujul on väga palju on SMIT-i inseneride poolt, eks ole, ehitatud või opioneeritud stack ja täna on ikkagi, ma loodan, et see muutub jätkusuutlikuks teenuseks siis tänu RIT-i meeskonnale. Et aga kui ma ütlen, et kui mina näen selle i3 või ütleme selle platvormi teenuste komplekti väärtust just sellises nagu standardiseeritud platvormis, kus meil on välispartnerid, ütleme erasektoris, kes arendavad midagi riigile või siis meil on erinevad IT-majad, et neil on et sõltumata kellele mingisugust lahendust tehakse, et siis selle lahenduse majutamine on väga standardne või läbi selle nagu tuua siis kas seda riigi keerukust või kulukust alla. Aga kui sa küsid, et siia lõppu, et mis siis on, kui seda i3 ei ole enam, siis ongi, et igaüks ehitab jälle ise vastavalt oma rikutuse või küpsuse tasemele midagi kuidagi ja siis kõik on samamoodi hädas nagu täna on, eks ole. Ma arvan, et suures pildis tegelikult me vähendame igasugust toimepidevust sellega. Arusaadav. Küsimused siinkohal Slidost on otsa saanud ja ma arvan, et on paras aeg minna järgmise ettekande juurde, aga suur aitäh, Timo ja Siim, ettekande ja vastuste eest.